Tere tulemast kuulama ja vaatama podcasti Lahkus loeb. Tänases episoodis räägime mitmel põneval teemal, nimelt kuidas kabeturniir aitab Tartu laste turvakodu lapsi, Eltse Tähtvere 30. aastapäevast ning mis on noortevahetus ja kuidas see toimib. Meie külaliseks on täna Aili Adamson, Eltse Tähtvere klubi aktiivne liige, kes jagab meiega põnevaid lugusid klubi tegemistest ning Lionsi ja Leo pikaajalisest koostööst. Tere tulemast, Aili! Tere tulemast kõigile! Alustuseks räägime teie klubi olemusest ja tegevustest. Räägi meile, kes on teie klubi liikmed ja mis teid aktiivsena hoiab? Meie klubi on pereklubi. Meid on ja meie klubil on kohe ehk siis 1. märtsil tähistame oma 30. charterit. Päris pika ajalooga klubi. Mina ise olen klubi liige täpselt 10 aastat, ehk siis mind võeti vastu klubisse 20. charteril. Selles suhtes minul ka väike juubel juba selles klubis. Ja seoses selle klubi charteriga ongi nüüd selline tore statistika meil ka natukene kokku pandud. Jaa, statistika hea. Ja siin on siis vahvasti välja toodud, et tänase hetke seisuga on siis meie klubi keskmine vanus 60 ja klubi liikmed on siis olnud klubis keskmiselt 22 aastat. Kõigi klubi liikmete peale kokku on 47 last ja 56 lapselast. Ja laste keskmine vanus on juba lausa 32 aastat ja lastelaste keskmine vanus on 10 aastat. Et meil on tõesti selline, nii palju kui ma olen siis varasematelt või kuulnud, et on olnud hästi palju ka tegemisi koos lastega. Nüüd tänaseks on need lapsed suured ja on juba enamusel pereklubi liikmetel siis ka lapselapsed. Jaa, see on hea traditsioon, et lapsi kaasata on ju teie tegevustesse. Aga millised on need traditsioonid mis kõige rohkem on teil au sees? Pikaajalisemad. Mina tooksin esile ühe traditsiooni, mida me kohe siin reklaamime välja ka kõigile Lionitele. Et me oleme teinud heategevust läbi ilmaennustuse. Meil on Ilmatsalu ilmaennustus, selline tore traditsioon, mille tõid meile Vaderklubi liikmed siis Soomest. Ja see on siis selline tore lugu, kus 1. mail alati, kõik need 30 aastat oleme me käinud Ilmatsalus lipuvarda juures kell 12 päeval mõõtmas ilma, täpselt 1 meetri kõrgusel maapinnast. Kõik see ajalugu on meil kenasti olemas, me oleme siin seda natukene reklaaminud juba laiemale ringile ka ja nii mõnigi klubi on kindlasti kursis, sest nad on osalenud meie ilmaennustuses. Ja ka sellel aastal saadame selle info laiali ja siis seda raha me oleme nüüd küll kogunud väga erinevate nagu heateoprojektide toetamised, et oleme siin viimased aastad just peamiselt läinud see raha siis minu unistuste päeva täitmise projektidele, kui ka siis oleme nüüd teinud laagrit pimedatele, kellel on juhtkoerad ja neil on vaja sellist õppelaagrit koos treeneritega, et see toimus meil siis eelmine aasta 1. korda ja sellel aastal nüüd 2. korda ja ka selle aasta siis raha kogume just selle laagri edukaks läbiviimiseks. Et selline, aga traditsioon on tõeliselt tore, vahva on vaadata seda ajalugu ja see ajab pigem segadusse seda ennustust tehes, sest seal on olnud nii miinuskraade kui väga suuri plusskraade. Nii, ja vahest koha peal ka muutub kohe. Ja kuidas osalejad panustavad? Mis summadest me räägime? Jaa, väga vahva küsimus. Et see on olnud nüüd selliselt, et päris algselt oli igal klubi liikmel kohustus siis 10 ilmaennustust koguda, iga ennustus maksis 1 euro. Ja nüüd viimased 2 aastat me oleme siis tõstnud selle ennustuse 2 euro peale. Endiselt iga klubi liige siis, kas siis oma pere või tuttavate seast täidab 1 lehe ennustustega, 2 eurot ennustust siis ja me oleme nüüd laiemale ringile ehk siis teistele klubidele ka välja pakkunud võimaluse siis teha head, et teha omapoolsed ennustused, 2 eurot on 1 ennustus ja saab klubile soetada meie käest ka sellise 10 lehe võib-olla, et saate teha 10 ennustust, mis on siis kokku 20 eurot ja see siis läheb kõik sellel aastal siis nende juhtkoerte laagri teostamisse. Aga kes saavad osaleda, kas mitte Lionsid?
Ja mina olen teinud ka täitsa mitu lehte täitnud, oma kolleegide seas käinud, öelnud, et nüüd on aeg head teha. Ja siis niimoodi kogunud oma 10 erinevalt kolleegilt, vahest on isegi 2 lehte tulnud, et siis 2 euro kaupa neid ennustusi ja neil on ka tore siis teada, et kuidas need ennustused siis täppi läksid ja ennustusi siis alustame kogumist 1. märtsil ja lõpetame 31. märtsil ära. Nii et terve aprillikuu jääb seda ootamise aega, et mis see ilm siis 1. mail tuleb. Et kohe-kohe siis, ehk siis kohe peale charterit siis saadame välja ka ja juba oleme tegelikult natukene ka siin Olemegi nimelisel mälumängul juba oli osalejad, kes meil ennustused ära tegid, et on juba tublisid osalejaid ka selle aasta ilmaennustuses olnud. Kus saab rohkem informatsiooni, kui veel küsimusi jäi õhku? Saadame kindlasti All Lionsitega laiali selle kirja koos siis ankeediga ja võimalustega, kuidas siis osaleda ja tekitame ka Facebookis evendi siis sellise, kus siis saadame laiali selle info, et selline üritus toimub. Need on peamised kanalid, plus meie ise siis püüame oma tuttavatele ja sõpradele siis seda infot jagada. Jaa. Liigume siit edasi kabeturniir ja turvakodu toetamine. Et kuidas sündis see idee korraldada turniir just Tartu laste turvakodu toetamiseks? Idee sündis tegelikult niimoodi, et mina olen sellel aastal 4. regiooni 2. tsooni juht ja me saime kokku siis 2. tsooni klubide presidendid ja teised aktiivsemad liikmed. Istusime ja mõtlesime, et võiks midagi tsooniga koos teha. Ja sealt sündis 2 toredat ideed, mis jäi meil kohe niimoodi sõelale, oli siis, et teha siin Lõuna-Eestis ka mälumäng, sest meile väga meeldib käia Tallinnas mälumängu mängimas. Aga teame, et mõned klubid ütlevad, et Tallinnas on ikkagi väga pikk tee ja aeg-ajalt, see aeg lihtsalt ei sobi. Et teha siis natuke teisel ajal siin Tartus mälumäng ja teha siis ka kabeturniir, mis meile tundus, et vist ei ole tehtud, ma ei saa 100% väita, aga meie andmetel ei ole seda varem tehtud. Et teha selline tore, et mälumängule lisaks siis selline kabeturniir, et oleks väljakutset ja võimalusi ennast erinevatel aladel siis proovile panna. Ja laste turvakodu sai valitud kuidagi sellisel läbikäidud teemadel tundus see hetk väga aktuaalne, kuidagi oli päevakorras see teema, et see laste turvakodu otsis endale abilisi, kes aitaks neid toetada erinevate igapäevaste vajalike tarvetega, siis arvasime, et teeme need üritused ära ja siis soetame neile siis vaja minevad asjad, mida nad parasjagu siis annavad meile teada, et neil just praegult vaja on. Et mälumäng on nüüd tehtud juba, 15. märts oli või 15. veebruar oli, 15. märts tuleb kabeturniir. 15. märts oli mälumäng ja meil oli 9 4-liikmelist võistkonda, oli väga tore, et täis maja. Ja 15. märts on siis tõesti kõik oodatud Võnnu kultuurimajja kabeturniirile, et 10 eurot on osalustasu. Leiate evendi alt siis Facebookis selle info ja täna sai, ehk siis 28. veebruaril sai kõigile ka meili teel saadetud see kiri just välja, et selline üritus toimub. Et olete kõik väga oodatud osalema. Osalete arv on natuke piiratud selles suhtes, et loodame väga aktiivset osa võtta. Ja kes saavad siis osaleda, kas ka mitte lajanid? Ja osalema on tõesti oodatud kõik huvilised, pereliikmed, sõbrad, eks ole, et ma arvan, et üritused mõlemad tegelikult olid meil sellised lahtised üritused ja mõeldudki just, et kui me saame kaasata nendele üritustele võib-olla inimesi väljaspoolt lajaneid, et äkki neil tekib siis ka huvi lajaniks näiteks saada ja meiega koos rohkem selliseid üritusi teha. Jah, evendi alt siis Facebookist saate ka rohkem informatsiooni selle kohta. Ja, kui Facebooki otsingusse kabeturniir sisse lüüa, siis kohe esimesena annamegi seal. Vaat kui hea teil on see kommunikatsioon ja turunduse teema teil nii hästi läbi mõeldud. Ja meil on väga tubli klubi liige, minul on Elo, kes aitab alati kõik need asjad korda teha ja üles panna ära kujundada, et see on suureks abiks. Järgmine suur teema on meil noortevahetus ja rahvusvahelised võimalused. Mis on Eesti Lions noortevahetusprogramm ja kuidas see toimib? Ja Eesti Noorte Lions vahetusprogramm on üks väga tore programm ja see on programm, tänu millele mina olen Lion. Et meil oli peretuttav Arvi Perro, kes teab, on ka kuberner olnud
ja läbi tema siis sain kunagi hakata oma tütart saatma noortevahetusse, ta pakkus, et selline tore võimalus on. Ja 2 aastat, ta oli vist 14-15 sai, ühesõnaga, kui ta esimest korda läks, saatsin siis läbi lihtsalt Arvi ja siis ma mõtlesin, et miks ma peaks seda läbi kellegi tegema, et mulle endale meeldib heategevus ja et ma võiks ju ise ka Lionitesse astuda. Ja sealt see mõte tuli, Arvi rääkis mulle siis erinevatest klubidest, võimalustest, mis Tartus on ja seekord sai siis välja valitud just Tähtvere klubi. Pereklubina tundus selline tore koht, kus heategevusega toimetada. Ja see noorteprogramm on minule hästi ka kuidagi südamelähedane. Ma olen näinud, kui palju see on mu tütart aidanud just nagu leida sõpru üle maailma, avardada tema silmaringi ja ta on ise ka sellest tõesti hästi vaimustuses olnud, kuigi pean mainima, et esimene kord läks ta ikka pisaratega ja suure sõjaga, et miks tema peab suvel ära minema kodust, kui sõbrad maha jäävad ja temal on vaheaeg. Aga peale seda on ta ise iga aasta väga-väga tahtnud minna ja huvi pärast vaatasin nüüd korraga nüüd selle aasta siis nagu valikud on nüüd saavad kohe tehtud, eks ole, enam kandideerida ei saa, aga iseenesest, et 43 erinevat riiki oli see aasta valikust, kuhu sai minna. Ütleme võib-olla siin nagu Ameerikas osariigid olid siis välja toodud niimoodi ka, et siis kokku tuli 43 erinevat. Siin on tõesti Šveits, Türgi, Argentiina, Bangladesh, Brasiilia, Kanada, India, Michigan, Colorado, Taiwan, Texas, et Iirimaa, Ungari, Saksamaa saab lähemale minna, saab kaugemale minna, et see on väga võimas võimalus, eks ole, ja lisaks see, et 43 riiki, et tegelikult kokku on 98 laagrit, lugesin kokku, et see on võimas valik. Ja vanused algavad siis tõesti, kõige vähem on valikud 14-15 aastastele, aga kes on 17-18 aasta vanuseid, kui on sõpru tuttavaid noori, siis julgustuge neid minema, sest see on ainulaadne võimalus elada peres koha peal ja saada teada, kuidas seal riigis elu nagu tavapäraselt käib. Ja üsna tihti on ikkagi need pered sellised panustavad palju ka sellesse, et näidata seda ümbruskonda ja kõike muud. Ja laager ise muidugi viib kokku noored väga-väga erinevatest riikidest ja noored saavad endale sõpru tõesti väga erinevates maailmanurkades, küll Indias, küll Ameerikas, küll Taanis, küll Saksamaal, et see on võimas ja meil endal ju toimuvad laagrid, noortelaagrid siin, kus me võtame samamoodi siis vastu Eestis noori üle maailma ja kelle noored nüüd tõesti välja lähevad, et seal sellel perel on siis kohustus ostab pilet oma noorele, keda ta välja saadab ja siis vastu võõrustada ühte noort siis oma peres. Ja sellega siis kaasneb see, et sa pead andma selle majutuse talle ja siis söögi garanteerima. Kõik ülejäänud on nagu vabal valikul, et eks me ikka oleme püüdnud neid siia-sinna viia, aga iseenesest nagu suurt kohustust nagu ei ole, aga tore on neil ikkagi näidata siis seda Eestimaad natuke laiemalt kui päris ainult oma kodu Kui ümber. pikalt tavaliselt lapsed või noored on võõrustavas peres siis? Nädal aega on nad peres, kuskil nädal on nad peres. Ja siis on nad nädal laagris. Kas need riigid jäävad üldiselt samaks? Sa mainisid siin üle 50 riigi, et kas järgmine aasta, ülejärgmine aasta on sarnased riigid ja sama palju? Minu meelest küll nad ikkagi üsna korduvad, et see nüüd natuke oleneb, et seal on selline eraldi nagu lausa turg siis, kus käiakse neid riike, siis Margus Malla ja Siiri käivad meile siis neid väljavalimised, lepinguid sõlmimas, et me saaksime sinna minna. Aga see valik on ikkagi hästi lai iga aasta, et kindlasti ta varieerub ja kindlasti ta ei ole 100% ja võib-olla mõni laager lihtsalt mõni aasta enam ei toimeta, eks ole. Aga tõesti valik on väga-väga lai, et ma usun, et alati, et kui on huvi, et siis on võimalus ikka leida endale selline sobiv koht, kuhu minna. Ja. Mitu Eesti noort see hooaeg see aasta läheb? Jään vastuse võlgu, et ma tean, et nüüd märtsis, vist 8. märts tehakse siis see lõplik valik ja otsus ära, et siis saab juba Siiri ja Marguse käest täpsemat infot selle kohta, aga tore oleks tõesti üks, et jälle kokku võtta see ja kindlasti juba varakult hakata järgmise aasta laagrit reklaamima, et eks see natukene võtab perel ka aega, et läbi mõelda ja tõesti see otsus teha, et võib-olla tutvustadagi nagu selle aasta riike ja mõtteid ja et siis saaks juba nagu enda jaoks läbi mõelda, et kui see järgmise aasta dokumendid kõik tulevad, siis tavaliselt jääb üsna lühikene aeg, et need siis ära täita ja see otsus ära teha. Et hea oleks, kui selline suurem otsus, et jah, ma tahan minna, oleks juba varesemalt tehtud, et kui on see
list ees, et siis on juba enam-vähem teada, mida otsitakse ja kuhu minna tahetakse. Mitu aastat sul oma tütar on käinud? Sa mainisid, et päris pikalt, aga mitu? Ma arvan, et ma võin nüüd valetada, ta siin tegi mingeid rekordeid, aga ma arvan, et ta käis 7 korda, 8 korda äkki väljas kindlasti. Jah, kuskil sinna kanti jäi. Et Ameerika oli kõige kaugem, kus ta käis. Šveitsis käis, Itaalias ta alustas kindlasti, Rumeenias käis kindlasti. Ja edasi ma jään isegi võlgu, sest edaspidi ta oli juba päris suur ja otsustas ise, kus ta käib, et ma väga palju niimoodi ei tegelenud sellega. Ja ta võiks isegi, kui ta tagasi on, kas ta see aasta läheb? Nüüd on ta juba vanuselt väljas, nüüd enam ei lähe. Okay, selge. Et tegelikult võiks mõni noortevahetusprogrammis osalenu tulla rääkima meile näiteks. Siis augustis või septembris, kui see läbi kui see möödas on. Jah, kes värskelt on käinud, oleks kindlasti hästi tore jälle kuulda, et kuidas praegu kõik see toimub, sellepärast, et jah, et selles suhtes, et mina tean, et just keele pärast sai kunagi valitud, et ta võiks minna ja minnes ta oli jah, hästi pahur, aga tagasi tulles siis ma ainult kuulsin sealt noore toast, et neil oli oma Skype'i grupp ja ainult ingliskeelne jutt sealt tuligi, et oli hästi tore näha ja ma näen, et see on teda edasi viinud ka palju, et nüüd ükskõik kuhu riiki ta läheb vahest, siis ta ütleb, et ma teedsin Leodega ühendust, et ma lähen sealt ka külast läbi, et väga tore. Räägime nüüd Leo klubide rollist ja noorte kaasamisest, et teie klubi on juba 16 aastat olnud vaadajärgklubiks Leo klubi Tähtverele. Miks see on teile nii oluline? Jah, seda algusaega ma ei tea, aga ma saan aru, et meil oligi hästi aktiivne klubi, oli palju lapsi klubis, nad kasvasid suuremaks ja ühel hetkel nendest lastest. Teie klubi enda lapsed. Jaa, aga tänaseks ongi nagu sinna siis, et osad lapsed ongi nüüd nii suureks kasvanud, et nad enam ei ole Leo klubis, et osad liikmete lapsed minu enda tütarvel on Birgit seal klubis. Ja siis on tema sõpruskond sinna kujunenud nüüd, keda tema on väga aktiivselt just läbi nende noortevahetuse sinna siis ka niimoodi kutsunud, et kõigepealt meelitanud oma sõpru noortevahetusse ja siis sealt öelnud, et aga tulge Leo klubisse ka. Ja nüüd Charteril ongi meid 6 Leod jälle tulemas kenasti, et oli aeg, mil Eestis oli palju rohkem Leo klubisid ja meil oli pea 100 Leod, et nüüd on meil tõesti õnneks jälle 2 klubi ja mõlemad on siin minu tsoonis, mille üle mul on nagu eriti uhke tunne, et kuigi teine klubi on ja just Tamme klubi siis eestvedamisel ja ka siis lastega läbi laste siis tekkinud, aga väga-väga aktiivne, väga tubli klubi, et ma arvan, et need 2 Leo klubi nüüd, kui nad nüüd seljad kokku panevad, et äkki siis suudavad nagu rohkem näidata ennast ja tekitada huvi ka teistes noortes teha veel Leo klubisid juurde, et see oleks kõige toredam, et mina näen, et see on nüüd see, kust Lioneid tuleks juurde, et kui on selliseid aktiivseid Leo klubisid, kes teevad kus Lionitega koostööd ja saavad isegi siis ka ennast proovile panna ja erinevaid toredaid projekte läbi viia. Ja maini veel, et kuidas saaksid Leod ja Lionid veelgi tihedamalt koostööd teha? Mis on sinu ideed ja mõtted? Minu nägemus on see, et pigem see hoiaks nagu koostööd paremini kui Lionid, kes me oleme ikkagi pikemalt toimetanud ja teeme, kui me aktiivsemalt kaasaksime Leosid oma tegevustesse, et eks me oma siin klubiga oleme ka püüdnud, et kuhu iganes me lähme ja näeme, et meil oleks veel abikäsi vaja, et on see siis mõni koristuspäev või mõni muu hea teoprojekt või seesama, mis oli laager siin pimedatele koertega oli vaja neid inimesi, kes seal abis oleks, et siis jälle on nad Leo klubile ka teada, et nad saavad tulla ja kaasa lüüa ja samamoodi oleme pakkunud alati, et kui neil on projekt ja näevad, neil on abilisi vaja või kaasamõtlemist, et me oleme olemas, et kui me oleme nagu vastastikku teineteise jaoks olemas ja teeme koos asju, mina olen hästi selline koos tegemise võib-olla selline minu nägemuses on ühesõnaga, et koostöö viib nagu hästi edasi, et mida rohkem me kõike koos teeme, me oleme paremini nähtavad, meid on nagu rohkem ja kuidagi toekam on teha niimoodi koos üritusi, et mul on päris mitmeid häid kogemusi selle koos tegemise läbi ja mulle endale kuidagi tundub, et ongi, et vahest kui klubis nagu jääb vajaka või nagu ei klapi või on keegi nagu väga väsinud, et siis leidub mõnest teisest klubist keegi, kes on parasjagu nõus õla alla panema ja tuleb mõne toreda hea ideega ja koos just sünnivad ägedad ideed, täpselt nagu meie mälumäng, mis läks imeliselt ja ma arvan, et see kabeturniir tuleb ka väga tore, et need on sellised koostegemised. Leosid peame ja
kaasama ja kindlasti agiteerima, kellel on tutvusringkonnas palju noori, et hakata leodeks, viia nad meie leodega kokku, teha tutvumisõhtud, näidata, kuidas nad teevad, et seda natuke saame ise kindlasti kaasa aidata selle leoklubide juurde tulemisele. Ma just vestlesin eelmises episoodis Tamme leodega ja nad ütlesid ka, et just oma läbi sellise heategevusliku tegevuse nad saavad energiat pigem ja see oli nii positiivne kuulda ja nii aktiivsed. Aga sa mainisid ka seda, et eelnevalt on olnud rohkem leoklubisid, et kus linnas neid veel on olnud, et äkki saab veel Tallinnas oli laagriklubi väga aktiivne, siinsamas Tartus oli veel klubisid, et pigem olidki Tallinna Tartu nagu kaetud nende klubidega, et ka nüüd on jah. Kuskil väiksemas kohas ei olnud või saare peal? Minu teada ei olnud jah, et praegult jään selle koha pealt jah vastuse nagu võlgu. Aga siis olemegi viimase teema juures, et teie klubi tulevikuplaanid, et millised on Tähtvere klubi tulevikuplaanid ja uued algatused? No uued algatused, ta neil uus ei ole, aga just täpselt see, need pimedad ja juhtkoerad, me oleme aru saanud, et seal on nagu päris palju võimalust nagu aidata neid ja päris paljud pimedad ei julge juhtkoeri võtta, sest seal on hästi palju igasuguseid probleeme ka, mis sellega seostuvad, et võrreldes naaberriigiga Soomes, kus on väga paljud pimedad kasutavad juhtkoera, et siin oleks nagu arenguruumi, et eks me vajame enda jaoks ka. Mis suunas arenguruumi, et mis nad siis pelgavad? Et kui sa selle koera võtad, sellega nagu kaasneb ka palju hirmusid neile, et kas nad hakkama saavad selle koeraga ja kui ta ise ei näe, et kuidas see koer ikkagi, ja koertel on oma iseloomud ja kõik see koolitus, mis sinna kaasa käib ja siis me teemegi neid nüüd treeneritega laagreid neile, et iga aasta nad peavad käima, sa nimetaksid nagu koerte ülevaatusel, nagu autoga käid ülevaatusel, sa pead nagu tõestama, et sa oled suutnud koera nagu hoida vormis, et ta on päriselt sul nagu abiliseks, need on nagu päris kallid koerad, eks ole, ja nendega on jah, nagu selline päris palju väljakutseid, et see kõik nagu toimiks ja et see koer kuulaks hästi sõna just ja et see koer nagu täidaks oma eesmärgiga, et olles abiks sinna pimedale ja sellised teemad, et neist oskab kindlasti meil Kaili, kes ongi üks selline pime, kes kasutab koera, väga hästi rääkida, et kuidas need koerad neid aitavad ja mille taha on jäänud see, et väga paljud nagu ei julge ikkagi seda koera nagu võtta endale, et tundub, et kas ta saab hakkama selle koeraga. Ja, päris palju vastutust ikkagi. Ja, just. Ja. Kui palju koeri te plaanite ja laagrid plaanite teha? Treenida ja teha laagreid? Jah, meie neid nagu ei tee. Me loodame, et sellel aastal, eelmine aasta oli meil laagris circa 12 inimest äkki. Et seal ongi, et kaasneb see inimene ja koer ja saatja ja siis veel treener, et see aasta ma ise arvan, et võiks kuskil 20 ringis neid inimesi seal olla äkki. Aga natuke nüüd ootame veel siis neid rahalist vastust ka meie peakontori poolt Ameerikast, kuhu me siis tegime taotluse rahalise toe saamiseks. Ja siis vaatame, kuidas me siis edasi lähme, et kui suurelt me saame seda laagrit välja reklaamida, et siin tuleb natukene see rahaline piirang võib-olla ette, et aga kindlasti iga aastaga tahaks seda natukene suuremaks ja natukene selliseks laiemale üldsusele siis nagu tutvustada, et kuidas see asi käib ja neid pimedaid nagu rohkem sellesse kaasata, just need, kellel võib-olla ei ole koeri, kes mõtlevad selle üle, et nad saaks ka tulla sinna laagrisse ja siis olla siis mõned päevad, ütleme selline 3-4 päevane laager, et siis koos selle koertega ja pimedatega teistega, kes kasutavad koeri, nad saaksid oma küsija ise proovida võib-olla kasutada siis koera, et mida see tähendab. Selline vahetu suhtlus siis. Kus seda kajastatakse? Ma mõtlen seda laagrit, kui nad seal juba on, et hea oleks ju, kui oleks selline laiem üldsus, saaks teada rohkem, et kus te plaanite seda kajastada või kuidas? See on eelmine aasta saime natukene seal kohalikus, kuna meil Elvas tegime seda laagrit, siis Elva Leht kenasti kajastas seda meil ka üritust ja eks me siis läbi Facebooki ja Instagrami ka seda kajastasime, et aga kuna ta oligi esimest korda, et võib-olla siis oligi meil endale ka, me oleme avastanud, meil endal on sealt veel rohkem õppida kui võib-olla
et nemad said selle treeneritöö ja meie saime siis teadmisi pimedaks elamise kohta, et mis sellega nagu kõik kaasneb, aga mina näen ise küll, et siin on nagu väga palju võimalusi seda kajastada ja otsida võimalusi tegi tõesti läbi Lionite ja jõuda võib-olla televisiooni või kuskile niimoodi, et kõik need Bolti jalgrattad, mis tegelikult on väga suureks probleemiks, kui nad on keset tänavat lihtsalt maas, et pime lihtsalt väga õnnetult võib kukkuda nende otsa, et need oleks kuidagi märgistatud ja võib-olla just selle, mitte lihtsalt, et tõsta ära kõrvale, vaid täpselt kuidagi, et pimedale inimesele on nagu see hästi keeruline nagu tuvastada seda maas lamavat Bolti jalgratast, eks ole, aga ta on suur ja rauast ja teeb kõvasti haiget ja veel väga palju asju. Elektriautot selgus, et teeb pimedutele väga palju muret, sest nad on väga vaiksed ja neid ei ole kuulda, aga nemad väga palju orienteeruvad just kuulmise järgi, et seal on palju teemasid, mida peale nagu ei oska mõelda niimoodi. Just, väga olulised teemad, jah. Kas on veel midagi, mis teil on plaanis, väikest või suurt? Väikest või suurt. Plaanis on ikkagi, tahaks liikmeid juurde saada. Kui palju teil praegu on liikmeid? Meid on praegu 26, et meid on siin üsna stabiilselt ja viimased aastad 26 liiget olnud klubis. Kõik on tublisti aktiivsed ka, kes rohkem, kes vähem. Ja eks jah, selles suhtes, et ikkagi uued liikmed toovad uusi mõtteid kaasa ja aktiivsemat tegemist ja uut vaatenurka, et igati oodatud ja väga tahaks võib-olla siis saaks ka Leo klubisse veel liikmeid juurde, et siis ka ja noortevahetusi noori rohkem välja saata, et siis nagu oleks sellist toimetamist ja märkamist ja võib-olla just teiste klubidega ka koostööd erinevate projektide puhul, et siin Toome klubiga oleme hästi palju koostööd teinud ja Tallinna Diana klubiga oleme aktiivselt suhelnud, et selliseid koostööprojekte rohkem teha, et siis jõuab nagu rohkem ja on endal ka natukene lõbusam ja toredam. Nüüd olemegi siin lõpusirgel, et kas sa sooviksid veel midagi lisada, millest me ei ole veel rääkinud? Kõigile lisada seda, et ikkagi sära silmadesse ja indu tegemisse ja teeme ikka koos head, et tegelikult on väga tore koos head teha, teeme head nii endale kui teistele, et koolitame ennast ja aitame teisi, et ma usun, et selline koos tegemise rõõm võiks meis kõigis olla ja tore, et meid tegelikult nii palju on ja et me ikkagi koos kokku saame aeg-ajalt suuremas seltskonnas siis jälle väiksemas, et meil ikka jaguks neid heategusid, mida teistega jagada ja kuhu teisi kaasata. Paari kuu pärast näeme siis kõik, kes on juba piletid ostnud. Ma kuulsin, et enam ei saa pileteid osta, aga seal on ka kõik klubid kindlasti esindatud. Mõtled aprillikuu üritus? Jaa, aprilli lõpus. Just. Ja, just on nii. Aga kes sinna ei saanud piletit, siis kabeturniirile 15. märts. 15. märts. Aga Aili, suur tänu, et rääkisid olulistel teemadel ja tutvustasid ka oma klubi tegevusi. Aitäh veel kord kuulamast ja vaatamast ja järgmise korrani. Aitäh, kohtumisteni!